kaljulepik, taevas tükk tumedat rauda, üle küünlagu öö. Täna aegade raamat lauale lahti löö. Verega kirjutet ridu, muistsetest taplustest loe. Siis sinu südames jälle, täna on imesoe. Püsti pea lauldes kord mindi võitlusse Tartu all. Täna jälle su sõbrad on sinu lähedal. Manalast laulavad mehed, keegi meid murda ei saa. Ükskord läheme jälle sinu eest kodumaa. Austatud Koeru rahvas ja külalised. Täna Koeru sõites tegime esimese peatuse mälestusmärgi juures, mis on püstitatud 1905. aastal Koerus Eesti Vabariigi mõtte eest langenuile. Meil kõigil on põhjust uhkust tunda selle üle, et Eesti Vabariik sündis esimest korda juba 1905. aastal Koeru kihelkonnas Vaalis, kus püüti ellu viia Eesti rahva sajandeid valdanud soovi vabaduse ja iseseisvuse järele. Teame, et tookord lõppes see veriselt. Koeru rahvas on hoidnud ja hoiab nende kangelaste mälestust. Käesoleval aastal tähistame ühe nendest sündmustest osavõtja August Jürimaa 125. sünniaastapäeva. August Jürimaa osales aktiivselt tollases sündmuses ja pääses mahalaskmisest ainult tänu oma noorusele. Hiljem sai temast üks Eesti Vabariigi ülesehitajaid, 3-kordne Eesti Vabariigi minister. Nagu paljudel Eesti riigitegelastel, katkes ka tema elutee Siberi vangilaagris. Vabariigi sünnipäeval meenutame ja mälestame kõiki inimesi, kes on võidelnud iseseisva Eesti eest. Mõtleme möödunud aegadele ja käidud teele ning meie riigi tulevikule. Koeru vald tähistas mõned päevad tagasi oma valla 20. aastapäeva. 20 aasta jooksul olete te hoidnud oma traditsioone ja loonud uusi. Olete loonud vallas hea elukeskkonna ja võite uhkusega öelda, et Koeru vallas on inimestel hea elada. Elu läheb aga edasi oma murede ja rõõmudega ning toob uusi väljakutseid. Usun, et need on teile jõukohased, sest Koerus on tublid ja töökad inimesed. Võin selles ikka jälle veenduda teie valda külastades. Möödunud aastal käisin Koeru kandis sageli. Head mälestused on jäänud Merjaküla kokkutulekust ja külade päevast Salutaguse külas. Koeru hooldekeskuse nõukogus tuli tegeleda hooldekodu renoveerimise küsimustega. Tänaseks võime öelda, et keskuse kõik siseruumid on heas korras ja kohad on täidetud. Oli aga ka murelikke mõtteid ja külaskäike. Need olid seotud Koeru päästekomando sulgemisohuga. Seda suurem oli rõõm, kui tehti otsus, et Koeru komando jääb. Selles on ka osa teie vallarahva toetusel. Aitäh teile! Õnnitlen teid kõiki Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul. Soovin õnne ja rõõmu teie peredesse. Austatud Koeru vallarahvas, head sõbrad ja külalised. Eesti Vabariigi aastapäev on riigi tähtsaim püha, sest see kajastab riikliku iseseisvuse rajamise tähtpäeva. Täna on põhjust rääkida sinust ja minust, meie sõprusest, sõpradest, meie naabritest ja meie sugulastest, kõikidest Eesti inimestest. Meie eesmärk, iseseisvus, on tulnud küll pingutuste, ohverduste ja raskelt tehtud valikute kaudu. Teisalt peame üksteist tunnustama, et me ei ole kartma löönud ega pööranud tagasi. Me oleme hakkama saanud ja saame edasi. Selleks on endiselt vaja ühtselt arutada, kuidas me saame oma elu iga päev paremaks teha, ühiskonda mõjutada, ideid genereerida, kaaskodanikke aidata, keskkonda parandada. Selleks pole vaja suuri loosungeid ja plakateid,
vaid elu korraldada saame enda ümber oma südame järgi. Kõik see tegelikult tugevdab meie tänase sünnipäevalise Eesti elu ning teeb iseseisvamaks ja vabamaks. Siit tuleb ka jõud, mis seisab vastu käegalöömisele, väiklusele ja ükskõiksusele. Sallivus nõrgemate kaaskodanike suhtes peab ilmima meie tegudes, mitte tagantjärgi. Loomulikult on alati probleeme, millest me ei saa üle ega ümber. Näeme suuri tagasilööki siinsamas Euroopas ning kogu maailmas. Jõujooned muutuvad kogu aeg ning me ei tea, milleni see kõik viib. Õnneks ei ole aga Eesti valmis, vaid kasvab meie ühise hoolimise najal paremaks ja tugevamaks. Head vabariigi aastapäeva teile kõigile! Hea koerurahvas! Õnnitlen teid kõiki meie riigi sünnipäeva puhul. Olles täna mitmed korrad meie pühakodades, jäid mulle mällu teatud ütlemised. Näiteks, tarkusega võidab rohkem kui sõjariistadega. Eesti rahvas on olnud tark rahvas. Eesti rahvas on suutnud üles ehitada riigi, mille üle me võime kõik uhked olla. Eesti rahvas on säilitanud oma mälu igal aastal. Me mälestame neid ja tunneme südames tänu nendele inimestele, kes on oma elu andnud Eesti Vabariigi eest. Ja jätkuvalt soovin teile kõigile edu, jõudu ja head pealehakkamist. Tänan. Kalju Lepik, Estonia. Murda lahti pilkasest pimedusest, ürgse valguse kandilised pangad. On meie saatus. Kitkuda õeluse ohakad Pandivere põldudelt, vabastada aheldatud meri põhjarannikul. On meie saatus. Uskuda põleva vee jäägitud surma, kasvada surmast läbi. On meie saatus. Kasvada paepealselt roostitul nõmmel higihaljaks kadakaks. On meie saatus. Sibada naljakate nurmkanadena Järvamaa nurmedel. Naelutada lärmakas täis kuu Kivisilla rusude kohale. On meie saatus. Meie saatus on kustutada ööküünal küünlakuu 24. päeval igavesest ajast igavesti. Kirjutada Vene turuveristele kividele suurte ja tuliste tähtedega. Estonia!
Vabariigi 94. aastapäeva eel Tartus autasustas Eesti Vabariigi president Koiru valla aukodanik Uno Aani valge tähe 5. klassi teenetemärgiga. Ja Uno, me soovime vallarahva poolt sind õnnitleda. Ole hea, astu ette. Kallis koduvalla rahvas, kallid järvamaalased. See märk, mis võeti eile üle ülikooli aulas, see kuulub ka kõikidele teile, armas rahvas, sest seda, et mind on märgatud, oleme seda teinud kõik siin üheskoos. Suur-suur tänu teile kõigile ja soovin teile head pidupäeva. Aitäh!